Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik esitluse sees või ka esitluste vahel kopeerida erinevaid graafikuobjekte või ka diagramme. Nüüd kõigepealt siis diagrammi või ka graafikuobjekti puhul täpselt samamoodi tuleks ta ühe klõpsuga aktiveerida ja seejärel vastavalt siis teha tema peal kas parem hiireklõps ja valida käsk kopeeri või valite siit ülevalt tööriista riba pealt käsu kopeeri. Kui kopeeri käsk on tehtud, siis avan selle slaidi, kuhu ma soovin ta panna ja teen siis siia vastavalt kas klõpsu sisse, siia teksti alasse, kuhu ma soovin ta panna ja nüüd seejärel kas siis ülevalt nupp aseta või võite ka parema hiireklõpsu teha ja siit valida aseta. Millega peab kindlasti arvestama on see, et nüüd see objekt näete tõsteti siia olemasoleva raami peale. Ehk siis endiselt on siin taga see olemasolev kohatäide, mis ootab teksti või midagi muud ja siia saab endiselt trükkida. Kui te soovite nüüd, et näiteks jääks ainult see uus kopeeritav objekt, siis peale seda, kui te olete ta uuele slaidile lisanud, tuleks valida slaidi paigutused ja näiteks selline paigutus nagu ainult tiitel. Siis kaob see tühi raam siit tagant ära ja jääb ainult see tõstetud siis diagramm. Või ka pilt, et ma näiteks nüüd selle diagrammi kustutan ära ja näitan sama pildi puhul. Ehk siis pildi aktiveerin, parem klõps pildi peale ja kopeeri ning seejärel avan siis slaidi, kuhu ma tahan panna ja siin siis parem klõps ja aseta või ülevalt siis valite vastavalt aseta nupu. Ja on näete see graafikuobjekt ehk siis näiteks pilt ka kopeeritud. Kui te soovite teisaldada, siis teisaldamise jaoks on selline võimalus, et teete vastavalt siis graafikuobjekti või diagrammi peal parema hiireklõpsu ja valite lõika. Ja seejärel lähete sinna aknasse, kuhu soovite panna ja siin siis parem hiireklõps ja aseta. Ehk siis sinna õigele slaidile lähete. Juhul, kui te soovite kopeerida või ka ringi tõsta, teisaldada mõnda teise esitlusse, no näiteks ma soovin selle diagrammi siit kopeerida teise esitlusse, siis tegelikult see käib täpselt samamoodi. Kõigepealt ma teen diagrammi peal parema klõpsu ja kopeeri, seejärel avan uue esitluse ja uues esitluses sinna, kus ma soovin ta panna, ma näiteks panen siit uue tühja slaidi ennem, sisuslaidi, klõpsan sisse siia, parem klõps, aseta. Ja sama diagramm näete, aga jällegi eraldi objektina. Nii et kui ma soovin, et oleks nüüd ainukene selle slaidi peal, siis ma peaksin valima paigutuse ainult tiitel. Juhul, kui ta ei pea olema ainukene, siis ma võin ta lihtsalt teha näiteks väiksemaks ja kasutada siis slaidi peal nagu graafikuobjekti pildi või fotona. Et siia tuleb minu tavapärane tekst ja siia jääb siis see minu teisest esitlusest kopeeritud diagramm. Nii et väga sarnane sellega, kas te tegutsete siin sees ühe slaidi pealt teise peale või kahe esitluse vahel, et tegelikkuses ainuke erinevus on siis vahepeal tuleb võtta teine esitlus lahti. Aga muidu kõik tegevused on täpselt samasugused.